Eks ta nagu siuke hirm ja teadmatus oli, kui kolonn sõjaväetehnikaga liikus Tallinna suunas läbi Järvamaa Tallinn-Tartu maanteed mööda. Ja ma mäletan, et samal ajal tuli toimetusse üks rohelises riietuses meesterahvas. Ma mäletan, et toimetuse pere ehmus naispere just üsna kõvasti ära, arvates, et juba on sõjavägi, Vene sõjavägi ka Paidesse jõudnud. Tegelikult oli tegu ühe metsamehega, kes küsis, metsakombinaadi metsamees, kes küsis mingit teed. Me ei teadnud ju, kas Eesti saab vabaks, kas juhtub see veretult või mis üldse juhtub. See oli nüüd selline periood, kui mul õnnestus pääseda linnavolikokku. Esimene, nii et meil veel pool volikogu oli täitevkomitee ja poole pealt tuli siis linnavalitsus. Muidu oli täitevkomiteena ja selle aja sisse jäime muide ka Paide linna 700 juubel, sest Paide linn sai ju linna õigused 1291 ja mina olin selle ühes komisjonis. Üks oli ajaloosa komisjon ja teine oli siis reklaami ja meenete komisjon, millede koosseisu ma tol ajal kuulusin. Muidugi lõpusaid hetki oli sellel ajal teada ka, mis periood oli, eriti 91, kui mõelda selle peale, et linna sünnipäeva pidamine toimus meil 20. augustil 1991. See oli see kõige keerulisem päev. Keegi ju ette ei teadnud, mis meid ootab. Pidid kohale tulema enamus välisdelegatsioone, kellega linnal olid sõprussuhted. Paar päeva ennem juba hakkas see asi keema. Niimoodi, et ainsana olid siis kohale tulemas soomlased. Mina olin noor reporter ja mina sõitsin Tallinn-Tartu maantee äärde, kuna seal seda Vene sõjaväekolonni tehnika tagunes ja masinaid seisis tee ääres, siis läksin mõne nende ekipaažiga juttu puhuma ja meil oli toona toimetuse fotograaf üle 70 aasta härra Aleksander Luhasalu oli tema nimi. Ega tema ei sööndanud ka väga lähedale tulla, et mõnekümne meetri või isegi rohkem auto juurest, kus ma peatasin auto eemal kinni, et sõjaväelased näeksid, et ma tulen nende poole ja ma ei kujuta neile mingit ohtu. Ja siis ma rääkisin juttu, ega nad ei teadnud olukorrast, nad ei olnud agressiivselt ka meelestatud, nad olid saanud käsu, mida nad täitsid õndsas usus ja ega nad täpselt ei teadnud, mis Eestis sellel ajal tegelikult toimub, et need olid sellised kiired ja ärevad päevad. 20. augustiga oli lugu niimoodi, et ma läksin tööle, ma olin siis sel aegses Paide rajoonide vahelise kodulumuuseumi direktor, mis praegu on Järvamaa muuseum. Läksin hommikul tööle, me ei teadnud neist tankidest suurt midagi hommikusel hetkel, mis nüüd lahti on. Ja siis meil üks töötaja käis Imaverest ja ta tuli tööle, ütleb, et tankikolonn liigub mööda Tallinn-Tartu maanteed. Siis me hakkasime mõtlema, et nüüd on asjal midagi viltu. Tallinnasse mina siit minna ei saanud, oleks hea meelega läinud sinna ka kaitsesse. Aga kes siis siit Paidest läksid väga paljud sinna appi küll teletorni ja põhilised raadio ja telemaja kaitsma. Ja kui 20. augusti õhtul oli see Riigikogu istung, siis kell 11, kas 03 või midagi niukest oli, kui siis välja kuulutati Eesti Vabariik, siis oli ikka helistati üksteisele veel öösel ja niisugune mõnus tunne oli. Hästi mõnus tunne oli, kuigi mina ei saanud otseselt seda Nõukogude või selle endist Eesti Vabariiki teada, aga sõjajärgne aeg oli mul ikka hästi meeles. Ainus üritus, mis kogu selle perioodi sees ära jäi, oli öine tantsupidu Keskväljakul. Sest arvestades Läti ja Leedu olukordi, siis otsustati lihtsalt solidaarsuses selline suur pidu ära jätta.
Barbi Valdman mäletab taasiseseisvumise perioodist järgmist. Mäletan, et ühel õhtul oli kodus ärev meeleolu. Ema ja isa rääkisid sellest, et täna öösel läheb vist sõjaks. Mind saadeti magama, aga uni ei tahtnud tulla. Hommikul, kui ärkasin, olid kõik väga rõõmsad, sest sõda ei tulnudki. Tankid sõitsid küll mäost läbi, kuid tänaseks teame kõik, kuidas sündmused sel ööl arenesid. Aastal 1992 oli rahareform. Kui seda meenutada, siis Eesti raha tulek oli midagi ikkagi suurt ja võimast. Ja mul oli veidral kombel põhjust sellel rahareformi päeval, rahareformi päeval oli mul minek pulma. Üks mu sõber abiellus. Ja kui pulmades ikkagi inimesed on lahked ja osalevad igasugustes õnnemängudes, oksjonitel, kulutavad ka noorpari hüvanguks raha, siis sellel esimesel päeval, kus inimestele vahetati ju näpuotsaga kroone rublade vastu, siis nii ihnet pulma ei ole ma enne ega pärast kohanud, kus inimesed ei raatsinud neid uusi äsja vahetatud kroone oksjonil noorpargi heaks rahaks teha. Selle peale ma vihastasin. Kroonide vahetusega oli niimoodi, et me pidime selle samal aastal minema Sodankülla Soome kodu-uurijate ja kodukandi kokkutulekule ühe prouaga Tallinnast. Piletid tahtsime varakult ära osta, kuid Tallink ei müünud pileteid. Meile maksti need muidugi pärast välja, eks ole. Aga Tallink ei müünud pileteid, sellepärast, et tema enam rubla eest ei müü ja kõik. Jokk. Ja siis, kui me saime oma esimesed eurod kätte või need kroonid, siis nende eest tuli piletid osta, nii palju see raha tuli kokku korjata, et mis oli vist 250 või mis see anti või 150. Saime need piletid ära ostetud ja siis tekkis meil niisugune loll idee. Võtame ülejäänud raha Soome kaasa. Kõik. Veel korjasime siit ühe ja teise käest, kes andsid raha kaasa. Et teil on ikka seal vaja ja saate markadeks vahetada ja nii ja naa. Üks kroon oli 15 Soome marka sellel hetkel. Igatahes kõik see raha, mis seal oli, sellega oli niimoodi, et need kollektsionäärid olid meil kallal, kõik tahtsid neid rahasid endale saada. Ja ega mina algul mõtlesin veel, et läheb selle kursiga. Aga Laine ütles, et mis sa jamad, paneme nii palju, kui saab otsa. Ja siis me ikka müüsime need päris soolase hinnaga ära, nii et meil oli markasid kuhjaga. Me võisime luksuselu elada ja sealt tagasi tulla niimoodi, et meil oli küsimus, kuidas me üle piiri saame. Nii et juhtub sellised asju, see on kõik selle kroonipäeva ja paari päevaga seotud. Ühel päeval andis isa mulle ja õele pataka raha ja ütles, et minge poodi. Ostke seda, mida hingi haldab, aga pidage meeles, et ühtegi kopikat koju tagasi ei too. See oli viimane päev, kui meie riigis oli käibel rubla. Lapsena tundsin suurt elevust ja rõõmu, et saan osta, mida iganes soovin. Kurb tõsiasi oli aga see, et osta ei olnud midagi. Mäletan, et ostsin omale kummikingad. Need olid olnud mu suur unistus juba ammu. Ja väikesele vennale kõristeid. Kui Eesti oli saanud oma margid, siis saatis minu vana-vanaisa mind postkontorisse, et ostaksin margid. Laseksin need ümbrikule kleepida ja võtaksin postkontorist ka ümbrikule templi. Selle ümbriku palus vana-vanaisa mul kindla koha peale panna ja mälestuseks jätta. Esimesed Eesti kroonid, mis anti, läksid samuti albumisse, et neid mälestuseks hoida.